Angerjapüük algas Eestis rannalähedasest merest ja sisevettest ulatuslikumalt 20. sajandi algul, kui angerjas leidis delikatesskalana turustamist suurlinnades ja välismaal. Eesti talurahvas ussitaolist angerjat harilikult toiduks ei tarvitanud. Saaremaal kasutati angerjat 20. sajandi algul seebi keetmiseks. 70. aastatel kandus angerjapüügi põhiraskus sisevetele, peamiselt Võrtsjärvele. Angerjaid püütakse rivimõrraga, mida kutsutakse angerjarüsaks. Angerjarüsa on väike tiibadeta mõrdpüünis, mis koosneb 2 vastakuti suunatud madalast kerest ja neid ühendavast kuni poole meetri kõrgusest lühikesest juhtaiast. Angerjarüsade omavahelisel kokkusidumisel moodustub jada, mida nimetatakse rivimõrraks. Mina olen püüdnud siin üle 15 aasta ja mina ütlen küll, et kala on iga aastaga rohkem. Ei saa öelda, et vähe on. Lihtsalt, et kätte saamine on probleem. Angerjamõrd on lihtsalt väiksema silmaga ja kui suurt kala püüda, siis peaks see silma suurus 2 korda nii suur olema. Siis saaks suurt kala ka rohkem. Ühtegi silma ei tohi katki olla. Kui sul üks silm on katki, siis angerjas sees enam ei ole. Ta lihtsalt teeb selle augu ja ta on meeskonna kala, ütleme. Tema läheb. Kui üks on läinud, siis on kõik järel. Rivimõrda teatakse kui ajaloolist tindilõksu. Lõheliste seltsi kuuluv meritint tuleb kevadel Pärnu lahte, kust suundub Pärnu jõkke Kudema. Meritint on anadroomne kala, kes elab meres, aga Kudemas käib jões.